Mina olen Veronika Tuul ja arutelu juht selles teemas, teises teemas, nagu hommikul teises teemas ja nüüd on teises midagi. Aga meil on hästi põnev teema ja minule hästi südamelähedane teema, sest ma kuidagi, kuigi ma ei koolita selles valdkonnas, aga kuidagi nagu kodanikuna ma tunnen nagu kuidagi vajadust sellest teemast ise hästi palju mõelda. Aga meid on siin niimoodi, et meil täpselt 9 tükki, et 10 pluss siis meie, et võib-olla teeme siis niimoodi, et Jaanika on siis meie eksperdiks ja pärast siis avab ennast ja enda tausta võib-olla natuke, aga võib-olla tutvustage iseennast ka nimi ja miks see teema praegu on oluline ja miks just selle siis arutelu otsuse tegite, et osate siit austasid. Mina olen Maimu ja aktuaalne teema tänapäeval. Aga Ülle, Rakvereameti kool. Mitte ainult aktuaalne, vaid me kõik tahaksime tegelikult, et igas valdkonnas me mõtleksime selle peale, mis me ümber on ja kuidas me ise seda mõjutada saame. Antud olukorras me oleme nagu mingite asjade mõjutajad. Tere, mina olen Kadri, Töötukassa, Pärnumaa osakond. Minul on see isiklikus elus hästi südamelähedane teema, et mina olin juba 15 aastat tagasi see veider inimene, kes oma kotiga poes käis ja müüjatega kakles ja nii edasi. Ja mul on hästi hea meel, et ühiskond on jõudnud sinna punkti, kus ma tunnen, et me oleme valmis nagu oma mugavusest loobuma, et teha neid õigemaid valikuid. Tere, mina olen Merili, Pärnumaa osakond ja Töötukassa alla. Et minul on lihtsalt üldine laiendane huvi, kuna me lihtsalt liigub kogu see maailm, minu arust liigub ikkagi sinna rohelisema mõtteviisi poole, et siis mõtleksin neid asja põhjalikum. Tere, mina olen Jana ja suhtlemiskoolitaja ja mul on ka kuidagi palju just isiklikku teemat, et kõik, kes prügi sorteerivad, näevad, et nad tegelikult reaalselt nupuvad see prügi sisse. Et kraas upub selle sisse just erinevates kottides. Et äkki saaks kuidagi nagu mõelda selle peale, et nagu seda kuidagi vähem tekitada või üldse mitte tekitada, et kuidas sellised võimalused on. Et selle pärast mulle see teema meeldib ja tõesti miks mitte ka nagu töö ja koolituse kontekstis seda mõelda. Väga nagu huvitav lähenemine minu arust. Mina olen Kai ja mul on teema on oluline igal juhul, aga viimasel ajal on tekkinud ka väga palju selliseid vastukaid mõtteid selle teemaga seoses, et loomulikult on keskkonnaliit väga oluline, aga et vahel on kurvastav, kuidas me neid lahendusi näeme või milliseid valikuid me teeme, et kuidas targemaid teha. Tere, mina olen Luka, töötan SCB-s ja see teema on mul isiklik teema ja tahaks nagu kuidagi nagu koolitajana ka oma klassiga nagu seda kasutada ja mõjutada kõiki. Tere, mina olen Andrea. Minul on see ka hästi isiklik ja praktiline väljund siin olla, sellepärast et lükkan ühe MTÜ-ga käima praegu noorte võtmepädevuste arendamise tegevust ja me tahaks seda teha võimalikult keskkonnasõbralikult, et siis ma loodan, et ma saan selle jaoks midagi täna siit kaasa. Tere, mina olen Mairi. Mina olen vabakutseline koolitaja, ei ole uutest organisatsioonidest nagu Töötukassa. Ja mina olen ka ise korraldanud ka koolitusi niimoodi mõttes, et mis see keskkonna aspekt seal on ja siis ma ei tea, kas neid teemapakkujaid oli mitu, aga mina kindlasti kirjutasin sinna ideekorjetesse, et sellest teemast võiks rääkida ja mul on hea meel, et see üles võeti. Ja seda ma olengi mõelnud koolitajana selles suhtes, et ongi meil palju nagu võimalusi selleks, et kujundadagi inimeste väärtusi ja neid oskuseid ja arvamusi, et siis ma leian, et see võiks olla iga nagu koolitaja pagasis see nagu arusaam, et kuidas ma enda seda koolitust korraldan ja kas ma saan nagu vältida mingeid kahjulikke tegevusi ja kuidas ma saaksin seda nagu edasi anda. Väga hea. Meil on see tagumine rida ka. Jaa, ma olen Evelin, ma tulen erasettekoolist tegelikult ja see teema puudutab mind isiklikult niikuinii, aga väga palju puudutab praegu tööalaselt, sest ma ise praktiseerin niisugust rohelist mõtteviisi küll oma töös
ja minu küsimus siia gruppi võib-olla on see, et või sooviks saada inspiratsiooni, kuidas seda teemat, ütleme niimoodi, söödaval viisil oma kolleegideni viia, ütleme siis niimoodi. Et neid veenda ka selles rohelisuses. Aitäh! Tere, mina olen Kärt. Ka tundus nagu põnev see teema, et isiklikus elus ka hästi nagu katsub sinnapoole selles suunas olla ja siis kuidas siis koolitajana seda ka siis kaasata. Aitäh teile kõikidele, mul ongi hea. Tere Jaanka! Jaa, tere! Mina olen siin teie kogukonnas esimest korda ja ma võtan selle vabaduse ennast natukene pikemalt tutvustada. Ja mul on väga hea meel teiega siin ka rohkem tuttavaks saada ja mul on väga hea meel, et see kõik teil on isiklik teema. Endast nii palju siis, et ma olen väga uudishimulik maailma suhtes ja ka iseenda suhtes ja ma olen märganud, et mida kauem ma siin maal olen elanud, et mitte öelda, mida vanemaks ma saan, seda olulisemale kohale tõuseb minu roll emana ja ma ka enda tutvustamisel alustan sellest, et ma olen ema. Ma olen ema ühele suurele poisile, väiksele tüdrukule ja nüüd juba ka pool aastat vanaema. Ja see on ka väga oluline minu arengu ja kasvamise juures. Minu hariduslik taust on loodusteaduslik, lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogina, töötanud bioloogiaõpetajana ja ka huviringi juhendajana ja nüüd viimased 14 aastat juhatan ma sihtasutust Tartu Keskkonnahariduse Keskus, mis on üks haridusasutus ja ehk siis olen Tartu Loodusmaja juhataja. Ja meie Loodusmajas organisatsioonina oleme sisse viinud rohelise kontori keskkonnajuhtimissüsteemi ja ka huvikoolis, mida me peame, on huvikool liitunud rohelise kooli võrgustikuga. Ehk siis meie organisatsioonis on need rohelised teemad väga olulised kõikide töötajate jaoks. Ja täna ma olen siis selle valdkonna ekspert ja mul on hea meel, et ma ei pea olema kuulitaja. Nii, aga inspiratsiooniks võib-olla ma valisingi tegelikult ühe väikese videolõigu, et sellesse teemasse võib-olla natukene siis laia plaani tulla. Et vaatame alustuseks ühte videot. Fun fact, planet Earth is 4.5 billion years old. Mankind, about 140,000 years old. Let me put that in perspective. If you condense the Earth's lifespan into 24 hours, that's one full day, then we have been here on this planet for, drum roll please, 3 seconds. 3 seconds. And look what we've done. We have modestly named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. But is man really so wise? Smart, yes, and it's good to be smart, but not too smart for your own good. Yes, we have split the atom. Yes, we build clever machines that navigate the universe in search of new homes, but at the same time, those atoms we split created nuclear warfare. In our quest to explore the galaxy, rejects and neglects the home that we have here now, so no, that cannot be wisdom. Wisdom is different. While intelligence speaks, wisdom listens, and we willingly covered our ears to Mother Nature's screams and closed our eyes to all of her help-wanted signs. Wisdom knows that every action has an equal and opposite reaction, so if we were wise, we would not be shocked when we see storms that are stronger than ever before, or more drought, hurricanes, and wildfire than ever before, because there's more pollution than ever before, more carbon, more trees cut down than ever before. At a record pace, we have increased the extinction of animals by 1,000 times the normal rate. What a feat. In the next 10 to 100 years, every beloved animal character in every children's book is predicted to go extinct. Lions gone, rhinos gone, tiger, gorilla, elephant, polar bear gone. In 3 seconds. Species that have been here longer than us will be gone because of us.
In this 3 seconds, in an existence shorter than a Vine video, we turn the circle of life into our own personal conveyor belt. Somebody, anybody help. We were given so much. The only planet in this solar system with life. I mean, we are 1 in a million. No, actually, scientifically, we are 1 in a billion, trillion. That's a 1 followed by 33 zeros. And I don't want to get too spiritual, but how are we not a miracle? We are perfectly positioned to the sun, so we don't burn, but not too distant, so we don't turn to ice. Goldilocks said it best. We are just like this paradise, where we are given medicine from trees, not coincidentally, but because like the song says, we are family. Literally, everything, every species is connected genetically, from the sunflower to the sunfish. And this is what we must recognize before it's too late, because the real crisis is not global warming, environmental destruction, or animal agriculture. It is us. These problems are symptoms of us, byproducts of us. Our inner reflection, loss of connection has created this misdirection. We have forgotten that everything contributes to the perfection of Mother Nature. Corporations keep us unaware and disconnected, but they have underestimated our strength. Contrary to popular belief, millions are waking up out of their sleep, seeing our home being taken right up under our feet. We cannot allow our history to be written by the wicked, greedy, and gloomy. It is our duty to protect Mother Nature from those who refuse to see her beauty. Call me crazy, but I believe we should have the right to eat food that's safe, with ingredients we can pronounce. Drink water that is clean, marvel at trees, breathe air free of toxins. These are natural rights, not things that can be bargained for in Congress. See, they want you to feel powerless, but it has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can cause a typhoon halfway around the world. But when enough people come together, we too will make waves and watch the world into a new era filled with love and connection, freedom for all without oppression. But it is up to you, yes, you watching this behind this screen, to make the effort, because time is of the essence, and only together can we make it to the 4th second. Nii, mis on sellel kõigel pistmist meiega? Mis on sellel kõigel pistmist meie kui koolitajatega või minuga kui koolitajaga või koolituse korraldajaga või õpetajaga? Ma sain tegelikult aru siin, kui te tutvustusringis rääkisite, sest teie kõigi jaoks oli see juba isiklik probleem. Et see, ma jätan selle küsimuse retooriliseks praegu, et mis on siin nagu meie osa, et kui üks mustanahaline mees ookeani ääres, see on prints Ia muide, räägib sellest, et kuskil kaovad eksootilised loomad, et kas see kuidagi puudutab meid ka. Ma sain aru, et teid see puudutab ja kui keegi siin otsis ka inspiratsiooni, siis võib-olla mõtlemiseks ja inspireerimiseks on siis võib-olla mingisugused sellised kunstnike ja muusikute lahendused väga head. Kas see video oli tuttav teile? Jah, mina tahaks öelda, et mulle näiteks üldse ei meeldi selline käsitlus. Et ma mõtlen, et see, et kas me vajame siis, mina vähemasti ei vaja hoiakut muutvat, vaid ma vajan sisu. Ma tahaks seda. Et see reklaami võtmes käsitlus, mul tundub, et äratada ei ole enam vaja. Äratus on tehtud. Nüüd oleks vaja sisulisi lahendusi. Väga minu arust nagu hea lähtepunkt tänasel arutelul ka, et täna me püüame ka leida ikkagi sisulisi lahendusi nendele probleemidele. Ma saan aru, et me saaksime nüüd liikuda meie esimese küsimuse juurde. Et me oleme valmistanud ette 2 küsimust teile ja kõigepealt esimene küsimus, millele te saate väiksemate gruppidele vastata.
ja siis natuke saame arutada selle ja siis teine küsimus, et me selles meie ajaraami peaksime siis selle kenasti siis niimoodi mahutama. Et loomulikult arutelu on nagu see pealmine siin ja me peaksime jõudma siis, ütleme siis teatud mõttes kokkuleppeni, mida me koolitajateni siis edaspidi tahame teha selleks, et see ökoloogiline jalajälg siis meist jääks meie koolitustegevuse tõttu natukene väiksemaks, väiksem kui ta võib-olla oli eile. Nii, just. Ja grupid. Teeme sellised mugavuse grupid. Me arvestasime, et te võiksite olla umbes 3 gruppides, et meil on siin laua taga mingil määral aega siis, või ruumi, siis seal on see pisike laud, ka seal saab, et teil oleks lihtsalt mugav see, et igaüks saab ühe sellise paberi, aga ma näitan, mulle meeldib see, et Jaanika nagu ettepanek. Me kasutame paberid, aga need on vanad plakatid, mida me lihtsalt nagu kasutame uuesti ja see on minu arust väga armas. Ehk siis iga grupp saab ühe paberi, oma valikul saate võtta vildikad ja pliiatsid, et siis saate siis liikuda siin väikeses ruumis, teeme 3 grupid, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ja siis 1, 2. Kas teil sobib või te tahate minge siis 4-ndaks, teeme siin niimoodi, et sina oled siin grupis nendega ja sina liigud siia. Jah, siin on väga hästi. Teie, ma eeldan, et siia on jah. Võtke endale kohe siis vildikad ka kaasa, võtke värvilisi ja 3 gruppi ja siis meil on. Nüüd on niimoodi, et teie õpestate seda lauda, aga oodata. Iseenesest võite liikuda sinna. Ma arvan, et selle ilus saanud kas te olete täiesti leiab lahendus, hinnate esimest slaidi. Jah. Nii, ja siin on 2 jälge, 2 inimese jälge siin pildi peal. Üks on inimese paljas jalajälg märjal liival ja teine on astronaudi saapajälg kuu pinnal. Ja ma kutsun teid kaasa mõtlema, mis on nende jalajälgede taga, aga mul on selle juurde enne ka veel üks isiklik lugu. Ma eile osalesin teaduskommunikatsioonikonverentsil ja olin valmistanud ette teile täna sellise slaidi ja ma tahtsin sellest natuke rohkem teada ja sellest, mis on nende jalajälgede taga ka sisuliselt ja ma suhtlesin 2 oma väga hea tuttava kosmosevaldkonna populariseerijaga ja küsisin, et kuule, kas te saate mulle öelda, mis materjalist on tehtud see rakett ja skafander ja et ma tahan sellist pilti näidata, kus on üks inimese paljas jalajälg ja teine skafandrijälg ja nad tõmbusid krampi, ütles, et ma ei taha sulle seda öelda, sellepärast, et sa kasutad seda ära ja ütled, et vaata, et ühel on nagu nii suur jalajälg, aga mõtle, mis kõik see kosmoseteaduse areng on tegelikult inimkonnale andnud ja et see ei ole üldse võrreldav. Ja ma pidin neid nagu pikalt veenma, et ma ei anna siin üldse hinnanguid. Ma tahaks teid lihtsalt kutsuda mõtlema, mis on ühe või teise jalajälje taga. Et mis on selle astronaudi jalajälje taga, on loomulikult see, et ta peab olema saabas, eks. Ta on skafander, see on rakett, mis on viinud ta sinna. Selleks on kasutatud erinevaid metalle, erinevaid väärismetalle. Ma sain teada muideks nende käest siis, et skafandri see näo ees olev asi on üle kullatud. Selleks on, ja see kõik tuleb tegelikult ju meie maa sees. Need on maavarad. Kõik, mida me kasutame, tuleb tegelikult loodusest. Ja nüüd ma palungi teil mõelda lihtsalt oma koolituse valdkonnas selle taha, kui te korraldate, kui te teete koolitust, mis on need
siit just, ahah, okei. Mis on need keskkonnamõjud, mis ühe koolituse ei tahtnud? Jaa, küsimust. Et millest tekib koolituse ökoloogiline jalajälg, ehk siis see keskkonnamõju? Et millest üks koolitus koosneb? Koolituse korraldamine või koolituse läbiviimine? Nii nagu see jalajälg, mille taga on tegelikult pikad kosmoseuuringud, kütus, toit, astronaudide tema riietus. Et kui te ühte koolitust korraldate või läbi viite, siis mida teil selleks vaja läheb? Ja ma palun, et te mõtleksite seda omavahel, arutaksite seda omavahel ja paneksite need aspektid kirja, et mis teil ühe koolituse läbiviimisel vaja läheb. Ma ei mõtle praegu neid, et kust see loodusest pärit on, vaid lihtsalt mis osadest see koolitus koosneb ja mida teil selle korraldamiseks vaja on. Ja teeme niimoodi, et 10 minutit ja siis te saate arutada see, kuidas te vormistate, kas te kirjutate, teete mõistekaarti, mis iganes, kuidas te selle oma sinna paberi peal teete, et saate siis ise valida. Peegeldage oma mõtted lihtsalt paberile. Lubasin tegelikult mulle tuua. Ja, just, et seda on üles kuigi see on väga hästi lai ja ma teeme sina koolitusel võib ka näiteks tugivahendeid olla vaja kliendile,
väga tore. no ma ei tea, kui palju see materjal. ta käib füüsilise ruumi all. Aga noh, mõtleme, et see ruum on see ruum, keegi kütab seda. Üks on ka see, et ma olen üksi, seda ma võib-olla teen kodus, mida mul on nagunii vaja, aga siin on tavaliselt mingi väljaspool. Aga mingi selle võidu ja tegelikult mida me kontrollida saame üsna vähe, eks, see kõik käib nagunii. Me saamegi näiteks mängida toidujoogi ja ühekordsete asjadega, võib-olla füüsilise ruumiga, aga see väga palju ei saa, aga mis kujul ta on. ja siis siin on nagu ka toitlustusega tume pilt niimoodi. Novembrikuine tuleb. Jaa, 2 minuti aeg veel, siis kohale jõudmine ka siis, et transport. teil on valmis, te olete niiviisi. Indega saab. Kahju. Ei ole mõtet ressurssi raisata. Jah. Sõna ütleb rohkem kui see siis sõltub sellest konverentsi kohast.
vesi siis igatpidi näinud muude ma just mõtlesin ka, et kui kaugele me läheme, siis hindad ja elukoht. No nii, võib-olla mitte kaotada võimalust ka teisi kuulata. Kuidas te tahate, te võite liikuda tagasi oma toolidega, võite lihtsalt tooli teistpidi keerata, meil selline üsna mitteformaalne asi. Küsimuseks oli siis see, mis on see ökoloogiline jalajälg ja me palume, et iga grupp annab siis võib-olla väikse ülevaate, mida nad arutasid, mis olid need võib-olla kõige tähtsamad. Ja ma püüan siis kiiresti kirjutada siia mõned märksõnad sellisele mõistekaardile, et siis sean need silma ette ja on pärast meil ka selline kokkuvõtlik asi. Et kui ma siis midagi täpsustan, aga ma püüan kirjutada esimene rühm, kes kõige varem alustas. Ehk siis millest koolituse keskkonnamõju võiks tekkida? Meie jagasime siis 4 etappi selle koolituse, et kõigepealt ettevalmistus, et kindlasti üldistades niimoodi digivahendid, pabermaterjal, sidevahendid ja füüsiline ruum. Ja seal on kindlasti natuke väiksem see koolituse mõju, sest tõenäoliselt nii või naa me kuskil elaks, kuskil teeks tööd, eks ole, et aga ikkagi neid vahendeid nagu läheb sinna. Et kõige suurem mõju tuleb kindlasti koolitusele endal, et jälle see füüsiline ruum igas mõttes, et kas me kasutame, alustades sellest, kas me kasutame maja, mis on ehitatud koolitusruumideks või me kasutame õhtusel ajal kooliruume, mis nagunii eksisteeriks ja nii edasi, kuni kõik need materjalid, millest mööbel, mis iganes kõik see tehtud on, et tegelikult see on ju nii-öelda vajalikud vahendid, eks ole. Siis muidugi need materjale vahendid, mida me ise kasutame, et seda sisu edasi anda, siis kõik see toit, jook ja nõud, et ühelt poolt need ühekordsed asjad, mida kindlasti hästi palju tekib, teiselt poolt, kui me kasutame näiteks korduvkasutatavaid asju, siis taaskord jälle pesemine, kõik see hügieeninõuded, et igal juhul seda ressurssi nagu läheb seal. Ka kommunaalkulud, mis on selle füüsilise ruumiga seotud, kemikaalid näiteks. Jah, pärast koristamisel, siis kliendid, kes sinna tulevad, nende transport, et jälle näiteks tegelikult see koolituse koha valik ja füüsiline ruum, et kas see on niisuguses kohas, kuhu saab kergesti näiteks ühistranspordiga, mis seda soosib, on see kuskil, ütleme Tallinna mõistes näiteks linna ääres, mis teeb keerulisemaks ja nii edasi, ja ka digivahendid, mis võib-olla peavad siis näiteks kaasas olema nendel osalejatel või klientidel. Ja järeltöö, jälle see füüsiline ruum, kus see järeltöö toimub meie poolt ja digivahendid kindlasti on seal materjalide saatmine, tagasiside andmine, mis iganes. Ma pärast korrastan seda selline. Väga hea. Liigume teise gruppi juurde. Tegelikult paljud asjad nagu mainiti juba ära ka, eks ju, et need enamus tegelikult mainiti ära, aga võib-olla lihtsalt see asi, mille üle me mõtlesime, oli ka see, kas reaalselt, kas need digivahendid on kõige siis nagu see parem siis jalajälg, et kes seda hindab või kes selle hindaja on, et see digivahenditest ei jää seda jalajälge nii suurt nagu näiteks paberil või mõnel teisel vahenditel, et see nüüd tekkis nagu selle küsimuskoht, mis meil tekkis, et me praegu teeme ka seda digivahendi kaarti sinna seda, aga kas see on siis kõige siis parem. Aga need teised meil on ka kõik mainitud, et ma ei hakka neid kordama praegu. Ööbimine, ma ei tea, kas see oli mingi majutus. See ülejäänud asjad meil kattusid, ma ei hakka neid räägi välja. Nii, aga siis kolmas. Ma ei tea, siin kolmandal grupil midagi räägi ei jäängi, aga üks asi, mida me mõtlesime, on see nänd, mida me saame igalt koolituselt kaasa, kas see on siis mingi märk või mingi lips või mingi nukamüts või ma ei tea. Kas need oleks turundus, kuidas need meeled, jah, just, et äkki mõelda, et kas üldse ja siis mida tõesti. Ja siis me korra mõtlesime selle
nende ruumide peale, et see toit ja vesi, kuidagi vesi tuli, et kuidas sellel konverentsiruumil näiteks üldsegi see vee, et kas kraanist tuleb automaatselt vesi ja läheb kinni, on ju, või et kuidas vett serveeritakse, kas pudelis või kraanivett veena, on ju, et siis kuidagi see ka ressurss. Et ja ülejäänud tõesti olid kõik meil juba mainitud. Kas õppematerjalid olid ka mainitud? Aga ma panen siia eraldi ka täitsa veel ikkagi. Nii, aitäh. Ma nüüd natukene kommenteerin, võib-olla ma ei taha üldse anda hinnanguid, vaid ma ei annagi. Et see, et te mõtlesite juba nii kaugele kuni, ma ei tea, mööbli, materjalini, et seal me tegelikult liigumegi oma mõtetega ka edasi, et mis on see, mida mina koolitajana või mina koolituse korraldajana tegelikult muuta saan. Et teie arutlesite siin tõepoolest, eks ju, et majad on ju olemas ja nad on niikuinii ehitatud. Et see, mida meie valida saame, on, kas teil tuli ka vist hästi välja see transport, eks ju, et kus kohas korraldatakse koolitust üldse. Ja kui me räägime nagu sellest, et millel siis on nagu suurem või millel väiksem, sellest peaks nagu ka vahet tegema, et me ei pane üle aru energiat mingite pisiasjadele, mille muutmine võib-olla võtab palju energiat, aga mille mõju ei ole nii suur, siis näiteks transport on kindlasti üks, mis on väga suure keskkonnamõjuga ja see, kus koolitus toimub, kas sinna on võimalik ühistranspordiga ligi pääseda, et see on väga oluline aspekt. Ja kas te koolituse korraldajana või siis ütleme ka ise koolitajana küsite või uurite, et kas osalejatele antakse infot selle kohta, kuidas ühistranspordiga kohale tulla. Et see on see, millega nagu saab seda transpordi jalajälge natukene suunata. Ja ruumi, üks asi, mida märkasin, mis siit praegu otseselt puudub, on jäätmed. Et tegelikult kas selles kohas, kus koolitust korraldatakse, kas siin on jäätmemajandus üldse korraldatud, kas kogutakse siin tekkivaid jäätmeid eraldi, kas mina koolitajana, kui mul jäävad siin üle mingid asjad, kas ma saan neid jäätmeid sorditult või nii-öelda liigiti eraldi ladustada, et nad suunataks siis taaskasutusse, kui võimalik. Et jäätmeteema ja siis jäätmetest nagu nii palju, et jäätmeteema on üldse eestlastele tegelikult Eesti ühiskonnas väga selline suur teema võrreldes teiste Euroopa Liidu liikidega ka, et Eurostati andmetel eestlase jäätme hulk on, kui Eesti kui riigi aastas tekkivate jäätmete hulk jagada ära ühe elaniku peale, siis see on 9,5 tonni aastas, mis on kõige suurem Euroopa Liidus. Sellest kõige suurema osa moodustavad loomulikult meie põlevkivi ja tööstuse jäätmed, ehk siis elektri kasutus. Ja sellel on ka väga suur jalajälg, ehk siis see, kus kohas see koolitus toimub, näiteks teie koolitajatena või korraldajatena saate tegelikult valida või küsida või uurida, et kas selles kohas missugust elektripaketti ostetakse, kasutatakse, see on nagu üks võimalus. Et kui tahta sellist jalajälge meie ühe koolituse käigus vähendada, siis transport ja elekter on nagu kõige suurema keskkonnamõjuga. Et seda ma võiksin praegu välja tuua. Ja muud teemad, toitlustus oli teil siin väga hästi nagu välja toodud ka, et seda saate küsida ja valida. Et jah. Ma küsin siinolijate käest lihtsalt, et huvi pärast, et kõik rääkisite alguses tutvustused, see on selline isiklik teema ja midagi võib-olla ka juba teadlikult teinud selles valdkonnas.
kas olete midagi koolitajana ka nagu tõesti kas teinud midagi, tõesti toonud mingid kriteeriumid, näiteks, et see koolituskoht peab vastama selle, just nimelt sellest aspektist, et midagi keskkonna teadlik või ütleme siis keskkonnahoiu mõttes juba, mis on teie praegune praktika? No, mina näiteks eelmises elus, ma olen karjäärivahetaja, et eelmises elus juhtisin erialasektsiooni ja seal korraldasin siis 3 korda aastas väga suuri koolitusele, 100+ inimest. Ja siis minu jaoks eriti need mitmepäevased üritused oli alati hästi oluline, näiteks siis selle just nimelt majutusega läbi rääkida, et ei oleks ühekordsed nõudasjad. Ja siis samamoodi see transport, et oli nagu alati need kohad pidid olema niimoodi valitud, et sinna saab ühistranspordiga igatepidi, et ei olnud sellised nagu väiksemad kohad, kuna osalejad olid üle Eesti, et nii või naa nad pidid tulema eri nurkadest kohale, et siis vähemalt selles nii-öelda maakonnas oli üldjuhul siis tõmbekeskuses või oli siis meil ühiselt korraldatud mingisugune transport, et kui keegi tuligi autoga, siis see auto näiteks jäi kesklinna ja ööbimiskohta me läksime kõik koos bussiga, et mitte siis nagu erinevate autodega. Et sellised üsna väiksed asjad, aga täpselt seesama teema, et kui hakata sellele suurele skaalale mõtlema, siis ma lähengi hulluks, et ma ei saa seda kontrollida, et ma pean mõtlema nendele väikestele asjadele, mida ma saan kontrollida. Ja hästi palju minu arvates on nagu meelde tuletamises kinni, et need pisikesed asjad, et võtke oma joogipudel kaasa. Et ma tean, majutuskohas on joodav joogivesi, eks ole, et ei ole mingit topsimajandust, võtke kõik oma tühipudel kaasa, te saate sealt selle vee ja sellised asjad näiteks on ju. Et ka osalejale nagu öelda, et see on okei. Et me teemegi nii. Väga hea. Veel mõnda. Mina korraldasin eelmine aasta noorte koolitajate konverentsi, mis toimus tegelikult üldsegi Rumeenias, rahvusvaheline üritus ja siis samamoodi me võtsime südameasjaks, et me korraldame seda võimalikult keskkonnasõbralikult, eriti võttes arvesse, et inimesed siin üle Euroopa kokku tulid ja palusimegi inimestel oma veepudeli kaasa võtta, oma kohvitopsi kaasa võtta, oma selle kaela, selle mööri kaasa võtta, siis me pakkusimegi neile päevas 1 korra vegantoitu ja siis oligi see, et 3 päeva, et äkki elab iga, et ei pea iga kord liha sööma ja selles suhtes võeti kõik asjad hästi vastu. Alati on mingid pahuraid inimesi, nagu üldiselt kui vaadata ka siin Eestis mingite konverentside trendi, siis juba palutaksegi tule oma selle päevaga, et see juba ka muutub nagu otsuseks. Veel kogemusi? Ma ei tea, mulle lihtsalt tegelikult rõõm tõdena, ma ei ole seda mõelnud, aga ma olen kogu aeg ajanud taga seda, et bussiga peaks saama koolituskohta. Et nüüd, kui ma nagu saan aru, et tegelikult see on meil nagu olnud, ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, kui ökoloogilisi jalajälje vähendamisele, see tundub nagu mõistlik, ausalt öelda, mida me saadime ringi kogu aeg nagu segased. Et võiks nagu saada võimalikult hästi punktist A punkti B, et seda on nagu rõõm tõdeda ja muidugi, mida ma veel kunagi teinud ei ole, aga seda ka tõesti teadlikult ei ole, et kui mul on enda koolitusfirma, siis ma ei ole kunagi teinud enda koolitusmaterjal, kui ma neid olen teinud. Viimasel ajal ma ei tee neid ka, kui saadan elektrooniliselt, aga ma ei ole neid kunagi pannud ilusate kilekante sisse ja lasknud firma logosid peale trükkida, pole andnud firma logodega pastakaid ja et vahel ma mõelnud küll, et kas ma nüüd selle võrra nagu, ma ei tea, kuskil kaotan konkurentsis, kui ma ei tee seda, aga ma ei ole seda kunagi teinud, kuna mul on tunne, et seda pahna on nagu liiga palju, et ma endale koju ei taha kasta pahna ja sellest ma ei ole neid kunagi ise andnud ka ja vist ei ole nüüd kannatanud selle all nii, et see on küll üks asi, millega ma olen alati tegelenud. Aga mina ei korralda, mina olen see, kes läheb kohale, nii et minna korraldamisega seotud asjad ei puuduta, kuivõrd ma saan tellijatele öelda, et proovige selline koht leida ja midi saab ja nii edasi. Aga see on väga oluline. Ja see õppematerjalide asi on hästi vaata koolitajast kinni, eks ju. Et tõepoolest me saame otsustada, eks ju, millised ja kuidas me õppematerjali jagame. Mul tuli praegu meelde veel, et teie lünk tõi välja ka selle digivahendite teema, eks ju, et tegelikult ei tea ja kes ütleb, et mis on õige või mis ei ole, et ka see digivahendite, ja meie nii-öelda digimaailma ökoloogia jalajälg, see on tegelikult ka hästi suur teema, see on täiesti eraldi seminar, eraldi infohulk seal taga, et see ei ole ka tõesti väike ja eriti mina ise uurisin siin Eestis, et kui meie loodusmaja kodulehekülg on Zone'i selles vahetusserveris jah just, et siis kust nemad
nagu seda hoiavad, siis ma saan aru, et see tegelikult nad kasutavad, et see tegelikult kütab siin Tallinna linna kuskil Koplis, ehk siis nad ei kasuta ära seda jääksoojust ja ühesõnaga seal on omaette teema, et mujal maailmas ma loodan, et ka Eestis nagu see selles mõttes ikkagi natukene nüüd muutub, et ka need serverijaamad hakkaksid mõtlema selle oma jalajälje peale. Ma lihtsalt küsin väga. See on lihtsalt peidetud. Jaa, ma saan aru, et seal jälg on olemas need digivahel, aga kui sa nüüd võrdled siin nagu ekspert, et see paber ja need paberil välja prinditud ja kõik need tahmad ja asjad ja siis versus see ikkagi see nii-öelda digitaalne materjal, et milline jah, et milline ikkagi see nagu ikka see keskkonna mõju nagu vaata. Sa tõidki praegu väga olulise asja välja, 20 inimest tulevad ruumi, panevad oma arvutid järgi, ütleme, eks ju, seina ja sel juhul ongi oluline, kust see elekter sinna seina tuleb. Kas see on, eks ju, põlevkivielekter või see ruum pakub näiteks rohelise elektri paketti. Ja siis hästi tore oli see, mis sina just välja tõid, et tuleb samm-sammult nagu, et see väikestele asjadele tähelepanu pööranud, et meie loodusmajas alustasime ka, ühest asjast kõigepealt, me ütlesime, et me siia majja ei luba ühekordseid nõusid. Täna on see juba ka Euroopa tasemel, et võetakse see regulatsioon nii-öelda tehakse meie eest ära, aga see oli meie esimene samm, mis me nii-öelda ruumi kasutajatele ja toitlustajatele tingimuseks seadsime ja ei mingit selles mõttes kompromissi ja me pidime lihtsalt ise küsima ja kogu aeg ütlema, et kas te teate, et meil on nii, ja muidugi juhtus, et ikkagi tulid mõned, aga mis siis ikka, me teeme seda tööd, see on ainult niisugune järjepidev töö ja nende väikeste sammudega, tegelikult me nüüd tahaksimegi edasi liikuda sinna, et mida me ise siis teha saame, siin vestluses tuli nüüd küll väga palju juba ka välja, aga võib-olla siis läheme nagu detailsemaks, et kui me nüüd natuke need aspektid saime teada, et millest see tekib, et seal on siis nagu transport, see ruumikasutus, jäätmed, toitlustus, materjalid, et siis järgmiseks on selline mõte siin taga, et siin on nagu 2 inimese pesa. Üks on siis täiesti looduslikest materjalidest koobas ja teine on väga high-tech võib-olla siis meie tulevikukodu, kusagil, kui see maakera otsa saab, eks ju. Et need siin on ilmselgelt äärmused ja nii ka koolituse korraldamisel me ei lähe tagasi sinna koopasse ja võib-olla me ei ole valmis selleks, et me täna ei ole kindlasti valmis selleks, et elada siis nagu sellises tehnoloogilises koopas, sest kui seal aku tühjaks saab, elekter otsa saab, kumb neist on nagu jätkusuutlikum, me võime ju mõelda. Et kõiksuguseid selliseid mõtteid tuleb pähe, et ilmselt tuleks leida kuskil mingisugune kompromiss ja kesktee. Ja need ongi need väikesed sammud, mida me ise saaksime ära teha. Et siin kõlas küll juba väga palju neid ideid ja kogemusi, mida me oleme juba teinud. Aga ma suunan teid siis uuesti gruppidesse omavahel neid kogemusi jagama, et pange kirja, mida konkreetselt nendes valikutes, mida teie saaksite ära teha, kuidas teile tundub, mida te saate ära teha koolitajana, koolituse tellijana, koolitajana või korraldajana, kuidas teie kogemused on. Ja siis jagame neid ja arutleme nende üle uuesti. Et millised on võimalused koolituse keskkonnamõju vähendamiseks, on siis küsimus. Võtame jälle 10 minutit, et siis
anda juhised, kuidas tulla ühistranspordiga näiteks või siis osaleda omavahelisest leppiks kokku, et peaks olema auto jagamine, oleneb et kus see koolitus toimub, kui pikalt on nagu, et kui see tuleb tunniks ajaks, mingi tunni ajaks, siis seda ei ole, aga kui see 3 ajaks, siis võivad võib-olla peaks tulema, aga ongi see, et õigustame tollal ühistranspordiga ja et see koolituskoht ka oleks sellises söödavas kohas ei otsi selliseid just, et ei pea nagu viima selle saarele minema. Ka majutuse koolist see on ka näiteks eelistada kohti olemas mingi ja jah, see on väga mul vahepeal endale tundub Viru seda on hea mul endale vahepeal tundub, et igas hotellis on küll olemas välja toodud täpselt, mida peaks tegema, kui te kasutate peilavahendikut, et siis ärge visake maha. Päris õigus on see, isegi kui ikka vahetatakse ära. Mul väga tihti küsimus, et mis see tõi? Miks ma siis nõustan? Aga see on sellega seotud, aga et kui see annab selle garantii, siis on nagu okei. Just, et kuidas see hotell toimib. Ma jäi selle majutusele, ma ei tea, kuidas teistes, kes meil on näiteks, kui saadetakse kuskil maneerimusse või koolitusse, siis võiks ju tegelikult tuba kahele, siis võiks ju kahekesi olla. Aga siin on see inimese mugav, see on ka seotud transpordiga. Ma päriselt pean tunnistama, et seda ma ka ise hirmutan ja mõnikord, et olla vaba oma ajas, oma valikutes, siis valimegi oma auto ja kõik see sinna autosse vaata just ja mida kõike meil pärast ja enne vaja teha, aga siin on ka kas sa saad kodus näiteks sallida ka selle raha me küll ei säästa siis, aga ikkagi just väldime just, et ei tasu öelda, et enam üldse ei tule. Ei, see ei ole ei, päevane absoluutselt mitte, ma arvan, et see on nagu mõtteviisist kinni ei, otsa ma ei ela üle. Sa ei küsisingi reklaami sedasi, nii et me hindame siin tervepäevase öökandiitu, siis võib-olla paljud inimesed ei pane tähele, mida lihtsalt ei söö seda pasteeti. Ma arvan, et ei ole, et see on nagu kotlett on kotlett. Ja siis vesi nagu liigib kätte saadavad ja kraanivesi seotab siis see tähendab, et see koolitus juba toetab seda ja ka jäätmekäitlus ka see kuidagi mulle tundus, et see on sellega koos nagu vaata üldiselt praegu on õppematerjalides see kõllakas, et tiki asjad nõus ja kui sa kirjutad selle pärast kokku mis see saab pärast varapaberisse või sa viskad ja see on kindlasti üks punkt jah, see on keeruline asi meie ettevõttes kui teeksid, et detsembris toimub selline kampaania kohvipulu või siis kontoris jääb siis pakku lubas kokku korjata ja siis haiglaste kodule elektrit ja ma mäletan, see oli kuskil reklaam ma isegi mõtlesin kodus seda teha aga töötab ka, et minna kaasa võib-olla selliste keskkonnasõbralike kampaaniadega näiteks koolituse või konverentsil näiteks toetada mingit valdkonda praegu
rangiga nädalavahetusel kooli. Siis mingis mõttes tehakse kogumisatsioone, kogume kokku ja viime vana vabalt. Teeme seda, sellest saab see kogume kortimised ja mingid asjad, see on selline jah, et kõik osavad isegi, sest kõigi on ju üline suur masin ka, tühjad ja siis see õigesse kohta. Ta ei võta tükki ära. Siis näeb ka palju seda kohvi. See kulub ikka väga suur teepakki. Mis office'ides tekitama. Meil on tööl väga aktuaalne praegu see, et meil on siis olmeprügi ja biojäätmedest ja siis inimesed ikka kasutavad need salvetid ikka olmeprügis. Panevad teepakid sinna olmeprügis. Et see on nagu selline väike asi. Aga näiteks selle teepakiga mina eile tööl ja siis ma võisin seda teepakki ja võisin, et see on mikroplastik, mida see on palju. Mina tulin selle küljest ära. See võtad kõik lahti. Mis on 3 nurgad Newtoni omad, need ei ole olmeprügi. Seal on mitu tüüpi. Seda peab uurima, ma olen päris aus, aga ma ka kodus mõtlen kuhu. Kui sellised dilemmad juba tulevad prügi ära viskamisel, et siis see ongi see teema, et tegelikult tahaks seda teha nagu selle, et mulle hästi meeldis just ütlesin, aga me ei oska, meil ei ole veel seda nõukogu, me ei tea, kuidas me teame, just prügi nagu sorteerida, me ei tea ju kuhu õige. See on täpselt nagu nende pakendid saab sorteerimisele ja see on pakend sisse puhas olema enne kui just pakend just. Kas seda saab mina olen kuulnud kahte arvamust. Et kui ei pea, siis on hea, aga kui peab, siis ma pean seda enne ära pesema ja see on juba kulu. Kui see mingi rasvane asi, siis aga mina näiteks joon alati ainult puruteed ja ma olen nõus, nii kui ütlesin selle koti tee välja ja siis ma juba mõtlesin, et tegelikult tõesti, et just. Ja ka koolituse situatsiooni, puru, kus sa selle paned, kuidas sa pesed edasi. Ei no läheb termosesse, nagu läheb kohvi väga tihti termosesse ja nii läheb ka tee termosesse. Et peab olema nii, aga jah. Ja no päris ausalt, ma ei tea, mida peaks tegema. Esimene asi, kui eelistada, siis üldsegi otsustada seda vaja, siis kui on õigesti läbinäiteks puhul. Et toetada kohalikku sellist käsitööd, siis vendada tagasi. Tõesti, kui üldse, ma lihtsalt nagu kaldun, ma olen nii palju käinud konverentsis, et tõesti ma olen oma aru saanud sellest, mida ma tahan. Mul on aega öelda, 2 minutit. No mina ei tea, minul on ikkagi see toitlustuse teema on endal nagu hingeldades nagu inimesena. Mis mina ütlen, et see, et kuidas me ikkagi mõtleme, kus see toit tuleb, kus me kasutame, et ongi seda kohalikku toitu kasutada. Ja no samamoodi see taimse ja see loomse siis tasakaal. Et selle leidmine, et kas me reaalselt vajame nii palju toitu kasutada. Kas on nii palju neid snäkke tõesti? Selleks ongi. Ja, mul on isegi
no nii, kas te olete valmis jagama? Millised võimalused siis meil on selle koolituse keskkonnamõju vähendamiseks, et võib-olla ka samamoodi vaatame siin niimoodi rühmade kaupa, et ma jällegi panen siin midagi kirja siis, et sellele kaardile, kus me siis need probleemsed kohad kaardistasime, et mis siis saaks teha. Eelmine kord me alustasime siit ja alustame seekord siis siit. Räägime teeme niimoodi, kui kõik ütlevad nagu ühe asja, et muidu me räägime kõik asjad ära äkki, siis kellelgi pole midagi muud öelda. Esimene grupp sai ka selle võimaluse kõik asjad räägida, aga te võite jätta osad asjad räägida. Paar asja valime siis. Enne koolitust siis anda juhised, kuidas jõuda koolituspaika just transpordiga. Koolituse koha valikul eelistada võimalusel näiteks Green Key sertifikaadiga majutusasutusi, majutada inimesi mitmekesi ühes toas, teha joogivesi kättesaadavaks koolituse jooksul, et kui kasutada siis kraanivett, siis pakkuda seda nii, et see on kogu aeg kättesaadav. Siis õppematerjalide ja toidujäätmete käitlemise peale ja mõtlemine, et sellega, kas meil oli mingi konkreetsem mõte? See trükis vaata. Jah, see oli üldine asi. Ja ka näiteks selline ettepanek, et keerata ruumilist temperatuur 1 kraadi võrra madalamaks. Et siis kui inimesed paratamatult kütavad ruumi soojemaks, et siis ei tegi seda ülekütmismomenti ja ei pea ka tuulda. See on nii praktiline, et see on tõesti koolitusel, sest see on täpselt samal päeva lõpuks on niikuinii kõik täiesti igised, eks ju, et see on juba nagu selles praktilises mõttes ka. Väga hea. Te jätsite mõned teistele ka. Nii tore. Aga kui need nüüd ei tule välja, siis ikkagi seal lõpus saate veel öelda. Jätkame siis teise Rikiga. Siin oli hea see mõte, et selle nänni asendamine teadmiste andmisena kingitusena. Et siis näiteks see lapikene, mis me täna selle ekraani puhastamiseks saime, et võib-olla ütlete hoopiski, et mis materjali ma koduselt võiksin siis kasutada, mis salliga ma võiksin seda ekraani puhastada siis, eks ju. Et hoopis see tuleb see nagu kingitusena, et ei ole vaja seda lapikest, on ju. Või mingi teine teadmine, mis iganes te tahate jagada, eks ju. Siis ma ei tea, see ruumide ratsionaalne kasutamine, mis enne meil tuli siin on ju selles vestluses välja ja siis toitlustuse koha pealt me mõtlesime ka see hulga mõttes on ju tellimine, et kui palju seda toitu tellida, kas on nii palju neid pause vaja, kas reaalselt sa koduselt ka sööd nii kohvipaus, lõuna, järgmine kohvipaus, kook, eks ju, kas see kõik on meile reaalselt nagu vajalik ja ka meie tervisele vajalik. Kuna see on nagu hea, et sa tõid selle välja ja nagu me tegelikult enne rääkisime ka sellest samast, et praegugi, palju meid siin on, 11 inimest, eks ju, registreeris siia 18 inimest. Et see ka, et me ju tegelikult me korraldame mingit sündmust, on ju, registreerib, ma ei tea, 40 inimest, tasuta üritus, selles mõttes tasuta, et tema ei pea sellest maksma ja ta ei tule kohale, aga mul on toitlustus tellitud, mul on kõik tellitud. Et mismoodi nagu toimida, et... Vabalt, registreerimistasu saad tagasi, kui kohal oled. Saad kohal, saad raha. Saad raha. Selles suhtes, et tegelikult tark oleks juba tellida vähe kui halduses, sest sa tead seda, et nagunii mingi 10% ei tule nii või naa, mitte midagi kohale, et sa tellid kohe vahel. Seda praktikat olen mina kasutanud, et mitte, et ma ise isiklikult toitlustusega tegelen, aga näiteks ka sama, et kui ma ka koolitust ette valmistan, ma arvestangi seda, et kuigi mul on 20 lubatud nimekirja, siis ma arvestan 15 inimesega, sest lihtsalt osa nendest ei tule kohale. Jah, aga see tihti on ka hea. Ma ise mõtlen sama, ma ei suuda iga 1,5 tunni, kas me sööme iga 1,5 tunni tagant? Hambaarstki ütleb, et sul peaks 3 tundi vähemalt vahel, eks ju. Ta hambapausi. Jah, et see on hea, väga hea. Te jätsite ka mõned teistele ütlema? Me vist ei olnud.
kõik rahulikult kulges. väga hea, hästi. nii. Et üks asi, mida tahaks kindlasti välja tuua, on seesama, et kui ma ise tunnen huvi ja esitan neid küsimusi, et siis see äkki muudab juba ühiskonnas seda arvamust, et sellelt samalt asutuselt, kus ma seda asja teen või inimestelt, kes toitlustust pakuvad ja nii edasi, et ma saadangi seda signaali kogu aeg, et see on okei, et need on need asjad, mida võiks rääkida ja et kui te teete midagi roheliselt, siis reklaamige seda, et see on oluline kriteerium näiteks. Siis meenete koha pealt seesama, et võimalusel vältida, aga kui need nüüd ei saa vältida, turundus ja kõik see tuleb ka sinna, et nad oleks praktilised kindlasti, et vältida neid ebapraktilisi asju. Ja siis seesama üleskutse osalejale, millest enne ka natuke juttu oli, et võta enda oma kaasa, et see ei pea ju olema ainult tass, see võib olla, võta oma pastakas kaasa, võta oma nimesilt kaasa, mis iganes on ju, et kõik need sellised asjad ka on ju, et need pisikesed asjad kokku teevad natuke midagi suuremat ehk. Ja kui ma pean mingeid vahendeid ostma, et siis ma saan seda äkki keskkonnasõbralikult teha, et keskkonnasõbralikumaid vahendeid osta näiteks siis taaskasutatud või mis iganes on. Tähendab, on räägitud meie asjad ka. nii, ja teie? Lisage siia lõppu siis. Meenete kohta seda veel, et isegi kui sa tahad siis midagi, et näiteks siis helistadagi pigem siis kohalikku väiketootjat ja mingit looduslikest materjalist ja siis tehtud asju. Ja sama asjani me jõudsime toiduvaruteenus, et kui on võimalik, et siis helistada toiduvalmist kohaliku tooraine. Ja vähendada lihakoguseid toidus. Ühe päeva suudavad kõik ilma lihata ellu jääda. Ja siis ka selline mõte tuli meil, et toetada koolituse tegemisel siis teisi selliseid rohelisi mõtlemisviise, näiteks meie grupis oli üks näide, kus ühes ettevõttes koguti kohvi või hakatakse koguma kohvipuru ja siis ka oligi see initsiatiiv, kus praegu. Et siis näiteks kaasatagi enda koolitus ka ja eriti just pikaajalisem koolitus, et ka mingi aktsiooni, et me kogumegi täpselt seda, et siis nendest saab pärast selline asi või me annetame sinna või teeme üht või teist, et siuksed ka või kuidagi mänguline asi siis aktiviseerib minu osalejaid tihtipeale. Jaa, väga tore. Nüüd ka natukene räägin neid teie kogemusi. Kõigepealt alguses ma kuulsin, kuidas teie rühmas käis korraks nagu mõte läbi, et see, et tegelikult mina üksi ei muuda midagi. Ja siis mõtlesin nendele rääkida selle loo, aga sa esitasid seda juba niimoodi, et tegelikult kui sina küsid, siis juba hakkabki midagi muutuma. Et seesama, need paberid, mida te siin kasutate, ma küsisin lihtsalt Veronika käest, et ta ütles, et siia laua peale tulevad paberid ja pliiatsid, ma küsisin, et kas neil on äkki mingid selliseid kasutatud plakateid, mille teisele poole saab kirjutada. Veronika ütles, et ma ei tea, aga ma küsin korraldajate. Ja kui ma täna siia tulin, siis oli Georgi. Siis ma sealt alt nööbist kinni, vaata, meil on nüüd seal ainult need kasutatud vanad kalendrid on meil ainult selle küsimise peale, et ma Veronikast küsin, et kas on võimalik või ei ole, ma võtan ise kaasa või midagi sellist. Et see tegelikult see küsimine on nagu väga oluline ja see muudab ja kasvab, läheb veerema, et igal juhul küsige, et kas on võimalik ja kui ei ole võimalik, siis ei ole ja te ei pea ennast selles mõttes ka kuidagi halvasti selle pärast tundma. Aga õigus küsida on alati, ja see kindlasti muudabki. Siis toitlustuse teemast ka, et kuidas küll saaks muuta seda kultuuri, et ma registreerun ja kui ma ei saa tulla, siis ma annan teada mingil ajal. Kui me Loodusmajas rendime oma ruume välja, me toimub seal hästi palju üritusi ka, lisaks sellele, mis me ise teeme seal. Lastega huviringid ja avalikud üritused, siis meil tavaliselt esimesel korrusel on siis nii-öelda üritused, ruumid välja ronditud ja teisel korrusel on töötavad. Ja need toitlustajad, kes meie juures nagu käivad, meil on juba tuttavad ja kui sealt üritustelt jääb toitu üle, siis tuuakse see meile, nad ei vii ja viska ära, neil on selline kokkulepe, et inimesed on pikalt õhtul tööl, veel huviringid ka, võib-olla lapsed ka, et me sööme need teie toidujäägid ära, mis teil jäävad. Aga ka meie ei suuda nii palju süüa, kui tegelikult mõnedel üritustel jääb.
ja see oli nagu hästi kurb ja see, kui oligi üks üritus, kus oli 60 registreerunud, kohale tuli 40 inimest, seal oli lõunasöögid, suured sellised väga head toidud ja meid ei olnud tööl nii palju ja õhtu jooksul me ei suutnud nii palju ära süüa, et kui need toidujäätmed on tegelikult ka üks väga suuregi keskkonnamõjuga probleem, et kui see on väga hea mõte, lihtsalt tellidagi vähem, süüagi vähem, et tegelikult kui millegi peale mõelda peale selle ütleme siis transpordi ja selle ruumi või selle elektrimõju, siis toit ma usun on ka üks väga suure jalajäljega, mida tegelikult võib-olla korraldajad vähemalt saavad muuta või küsida või seda kultuuri ka muuta, et mina oma koolitustel kasutasin seda, et nende kohvipausid ja need näksid oleksid sellised asjad, mis kestavad, küpsised ja pähklid, mitte puuviljad või pirukad, mis lähevad näiteks õhtuks halvaks. Vaid just siis saigi seda, et läbi 3 päeva tihtipeale oligi see, et mõtlesin, et ma ostan mingi koguse, paar kilo pähkleid, kui need saavad otsa, ma lähen ostan juurde, need ei saanud otsa. Inimesed ei jõuagi nende pausidel nii palju süüa. Ja kui seda jääb üle, see on selline asi, mida saad kellelgi kaasa anda. Et just ei tekiks seda, et ma pean ära viskama neid asju, et need asjad nagu riknevad. Ja siis järgmine samm ongi ju see, et nad oleksid nagu kohalikud, hooajalised tooted, et nende toitude nii-öelda see jälg ei oleks nii suur, et kohalikud õunad, kohalikud puuviljad või siis mahetooted ja õiglase kaubanduse kohv ja tee muidugi ka. Ja ma arvan, et kui seda toitu vähem koolitusel pakkuda, siis ka nii-öelda selle mahetoodangu kõrgem hind tegelikult koolitust kallimaks ei tee. Et seda me oleme ka ise seal proovinud loodusmajas, et see ei lähe tegelikult kallimaks, kui seda ei ole nagu palju, vaid et me saame seda pakkuda. Ja siis sildid juures, et see oli nagu, et mida süüakse ja siin on ka nagu hästi tore. Et ma ühte asja kommenteeriksin, et võib-olla lõpuks natuke ka teistel kuulata, et meil hoolitses ükskord, ja tegelikult seda ei ole ükskord juhtunud, aga see oli suhteliselt hiljuti selle üleliigse toitlustuse eest ilmselt selle koha töötajad, sest meile toodi hommikul pirukad ja neid ei natuke järgi, me kavatsesime neid edaspidi ka veel süüa järgmise pausi aegaga. Aga järgmise pausi aeg neid enam ei olnud ja siis me küsisime, et aga kus on meie pirukad, et neid ju seisab päev otsa. Ja siis tuli sükene üksteise otsa vaatame, natukene segadust. Siis nad pidid tõdema, et need pirukad ei ole, et ilmselt omad töötajad vahepeal juba enne koolituse lõppu siiski nagu selleks pausiks määratud pirukad omavahel ära jaganud ja ega vist oma kotist ei hakka keegi enam neid tagasi andma. Ja eks me ka näesime, leppisime olukorraga, aga panime nagu enda kõrva taha, et teinekord, nagu mina koolitana panin, et kui need pirukad on, et siis, kuigi mina pole neid tellijaga just arutasime, et vähemalt keegi meist ütleb selle, et aga las need pirukad ole terve päev neid laua peale, nendega ei juhtu mitte midagi, neid ei pea kohe pärast seda pausi ära koristama. Seda on hea kuulda, et mujal ka nii tehakse, aga loomulikult see peab kokkulepe. Jah, see peab kokkuleppeline olema, aga nad tegid vähemalt raiskali mitte midagi, kõik on hästi. Ja siis nii-öelda see nänni teema või meenete teema tuli siin ka üles, et see on ka asi, mida kindlasti saab muuta, et võib-olla mida ei kõlanud, et kui need meened on või neid peab pakkuma, siis need võiks olla ka söödavad, et siis ei kogune jälle koju selliseid asju, mida pole nagu vaja, et võib-olla selline mõte. Mul oleks selline suure ringi küsimus, et näiteks ütlemegi, et me nüüd lähme kõik teeme oma järgmise koolitus hästi teadlikult ja paneme selle nagu mõtte sinna sisse, et kraanivesi on ja kõik need asjad, mis me olen arutanud, et mis nagu teie arvate, et kui palju sellest tuleks näiteks ka osalejatele rääkida, et kas neid tuleks näiteks informeerida, kas neile tuleks öelda, et kuulge, et me täna siin korraldame hästi keskkonnasõbralikult üritust või teeme seda nagu kulisside taga, ei maini, et liha täna ei saa või mis see nagu teie arvates see nagu suhtumine võiks olla sellesse nagu salaja teeme selja taga või siis räägime avalikult, et miks me nagu, või kõik need sammud, mida sa oled pannud sellesse, et see oleks keskkonnasõbralik koolitus. Mina arvan, et avalikult rääkida ja eriti ette ära. Vähemalt mina olen just enda puhul näinud seda, kui mina sellega aastaid tagasi nagu alustasin, siis ei olnudki näiteks korduvkasutatavad pudelid igal inimesel kodus, et see ei olnud nagu nii normaalne, nagu see on tänapäeval. Et siis just nimelt see põhjendus seal taga, et kuulge, et proovime seekord nii ja see arvestamine ka, et mul igaks juhuks on need paar tassi, sest keegi tõenäoliselt
kas võitleb vastu või unustab või mis iganes, on ju. Aga just see eeltöö ka, et noh, nagunii jagada infot enne koolitust, eriti pikaajalise koolituse puhul on ju, et juba, et noh, võtke kõik oma pastakas ja tops kaasa, on ju, et mõtleme juba nii ja miks me mõtleme nii. Ja, ma olen hästi nõus sinuga, et tõepoolest me peaksime seda kindlasti jagama, sest tegelikult mulle tundub, et koolitajatena, kuna me jõuame nii paljude sihtgruppideni, siis meil ongi see tegelikult kohustus, et me peame seda nagu informatsiooni ja seda sõnumit kandma. Et võib-olla mujalt ei saa seda, noh, see ei ole päris nagu selline teema, mida võib-olla kogu aeg kodus arutad ja mõtled. Et selles mõttes, kusjuures meenetage, lihtsalt teine mõte, mul oli väga hea kogemus oli selline, et mul üks teine koolitaja, kes tegi niimoodi, ta oli pikk programm, koolitusprogramm, ja inimesed pidid nagu mitmel õhtune selline koolitusprogramm, pidid seal kohal olema ja ta tegi esimesel, kuna nimesildid on ka sellised, noh, meil ka siin täna nimesildid, eks ju, tavaline asi, et mis ju ka on paber ja mis siin on, eks ju, või siis pannakse laua peale, aga tema siis tegi niimoodi, et võttis need, ma ei tea, kui palju see keskkonnas oli, ma arvan, et see tundus vähemalt, need sellised tassid, millel ei ole mingit printi peal, keraamilised tassid, aga ilma printita, ja siis marker, mis on veekindel, ja igaüks siis kirjutas oma tassile oma nime peale, see oli tal kogu aeg seal laua peal, noh, selles mõttes nimesilt, kohvitass, kõik 2, ja pärast võttis selle muidugi meenena kaasa ka veel, eks ju, et läks nagu sealt koolituselt ära mingisuguse väikse kingitusega ka. Et selles mõttes nagu, mulle tundus, et see nagu päris nagu siuke tore lahendus ka sellises olukorras. Sina tahtsid, vaata, et ma annaksin hinnanguid, tahad ma annan sellele hinnangule? Jah, anna selle hinnangu. Et ma tahtsin... Neid asja on ikka palju ju, kodus on neid asja ka. Jah, see mulle tundus ka endale, aga noh, ma mõtlesin selleks avalikult, mis alternatiiv on see, et nad iga õhtu, vaata, see õhtu jooksul paljusid neid selliseid papptasse, et noh, mulle tundus, et natukene, et ta vähemalt püüdis, aga sa võid ikkagi... Jaa, ma tahtsingi anda, et no seal su jutust kõlas ka läbi, et sa ei tea, kui keskkonnasõbralik, eks ju see on. Ja siis ma tahtsingi siit tegelikult nagu julgustada ja kiita ja tänada sellise näitajaga selle teguviisi eest seda koolitajat, eks ju. Et sellepärast, et see on igal juhul parem kui ühekordne tops ja sa juba oledki teinud midagi. Sa ei pea mõtlema ennast nagu sõlme või sa oled teinud selle esimese sammu ja sa oled korduvalt kasutatava topsi võtnud kasutusele ühekordse või plastist või papist topsi asemel ja see juba on see, mis sa oled teinud ja see on igal juhul parem, et kui ühekordselt kasutatav nõu või ühekordselt kasutatav, ükskõik mis ühekordselt kasutatav asi. Et selles mõttes on iga samm, mis me teeme oluliselt ja see oli hästi hea küsimus, mis sa siia suure ringile tõi, sellest rääkimine on ka väga oluline. See näitab ju, milliseid väärtusi teie koolitajatena kannate ja ma usun, et see annab alati teile pigem juurde, kui võtab ära, sest see on ka lisateadmine võib-olla nendele, kes teie koolitustele tulevad. Ja see õpetlik meene oli mul ka, ma siin panin enne üles, see on ka väga hea mõte ja kui te neid väärtusi kannate, ütleme siis keskkonnateadlikkuse väärtusi, siis see meene võib olla ka keskkonna hariduslik, ütleme, või sellega seotud keskkonnateadlik meene, et need ongi kas mingi uus materjal või midagi sellist, et see oli väga hea mõte. Et ega meil siin väga palju ei ole nüüd 10 minutit enne järgmise kohvipausi. Jõudnud nagu eelmist nagu ära seedid. Ehk siis, et noh, meil teatud mõttes meie nagu selline missioon täna oli nagu ikkagi nagu vähemalt siin jõuda mingisuguse kokkuleppeni, et see keskkonnateema või need tegevused tegelikult on üsna, no siin mõned on võib-olla sellised, mida ei saa üksinda teha ja koolitajana ei saa teha ja me peame võib-olla leppima kokku korraldajaga või ma pean leppima kokku organisatsiooniga, aga päris palju on sellist, mida mina isiklikult saan ära teha, ükskõik mis rollis ma olen. Et mis oleks, võib-olla kas siin midagi puudu, küsin niimoodi, võib-olla täitsa midagi sellist, mis midagi läks kõrvust mööda või tahad veel isiklikult täiendada ja et kas siia midagi või mida sa võtad kaasa, mis on, see on praegu meene, saate meene, vaata siin sellised kujud, et mis midagi sellist, mida juurde lisada või midagi, millele täpsustust panna, kas see oleks mingi selline manifest, et nüüd hakkan tegema seda? Selles ei ole küll midagi juurde, ma vahel mõtlen selle peale, et selle toidu kaudu üritatakse, et see ei ole mitte vajadus
selle kaudu eksponeeritakse siis oma võimalusi või et selle hoiaku muutmine on minu meelest ka nagu, et mis see toit siis on, et kui me saame võimalikult head toitu ja meile pakutakse võimalikult palju asju, et siis see nagu ei ole niisugune eesmärk. Ja arvan ka, et sellest hetkest, et konverentsi seepärast, et head süüa saada, et see on juba väärtuslikult tänasel. Ja see on ilmselt nagu üks kõige keerulisemaid kohti, sest me oleme nõustanud ka näiteks õpilaste teadusfestivali või suuri üritusi, et kuidas neid keskkonnasõbralikumalt korraldada. Kõige suurem väljakutse on saada kokkuleppe toitlustajaga. Et milliseid toiduaineid me tahame, et oleks võimalikult kohalik, et leida selline toitlustaja, kes oleks nii paindlik vastu tulenud, et see on suur väljakutse, eriti suurte ürituste puhul. Ja just, et ka see, eks ju, et kuigi minu meelest taimetoit on väga hea, ja siin samamoodi, et kui juba valida taimetoit, siis see ongi toit, mis tundub. Aga et kas on mingeid küsimusi, mis on nagu jäi, ongi meil käsitlemata siin praegu, enne kui me nagu sellise lõpu slaidi juurde läheme või? Mina küsiks siis, et meie nagu ikka juhtub, et kui sa panedki agendasse, et arutame keskkonnateemadel, et siis sa saad juba mingis mõttes need inimesed sinna paati, kes ise nagu juba ma täiega nagu juba tegelen sellega ja teen seda ja teen seda, et kuidas me jõuaksime näiteks enda koolitajate kogukonnas nende inimesteni, kes ei valinud siia tulla, et kuidas me saaksime nagu kindlustada, et Eesti koolitajate kogukond on selline, et meie olemegi otsustanud, et me seisamegi nende väärtuste eest. Ja ma ei tea, kas me siin 5 minutiga jõuame sellele vastuseni, aga lihtsalt tahan selle nagu siia õhku panna, et jällegi, et meie sammudest muutubki väga palju, me saamegi väga palju mõjutada ja aasta jooksul kujutage ette mitme tuhande või mitmed kümned tuhanded inimesteni me jõuame. Et ma ei taha öelda, et me kõik peame olema nagu mingid keskkonnasaadikud, aga selles suhtes nagu meil on nagu nii palju võimalusi, et mõjutada inimesi või pööratagi nende tähelepanu kas või väikeste asjadega, kas või ükskõik mis kohtades meil koolitusi korraldame, et nende kohtade juba harimine ja siis nagu koolitajate harimine, kõik see, et see on nagu, meil on nagu palju potentsiaali siin selles suhtes, et kuidas me selleni jõuaksime. Ma nagu väga palju sellepärast ei muretsegi, kuigi ma alguses nagu vaatasin küll, et kõik, kes siin tulid, oli isiklik nagu huvi ja juba teadlikkus ongi suurem, et ma ei olnud ka päris selleks valmis. Aga tegelikult see, mida teie, ma olen väga tänulik teile kõigile, sest see, mida teie ise saate teha, kui te siit nagu ära lähete, kui paljude inimestega tegelikult teie kokku puutute ja kui te sellest räägite, nii nagu siin see küsimus tekkis, et tegelikult me peame sellest ju rääkima, peame ütlema, kui teie koolitajatena seda levitate, siis see levib ju sealt edasi. Ja nii ta levibki, et kui teie ise edasi kannate ja sa ütlesid, et sa ei taha öelda, et olla nagu nii-öelda keskkonnasaadikud, aga tegelikult te olete oma väärtuste saadikud, te ju levitate teadmisi. Ükskõik, mis valdkonnas te koolitate, te ju jagate oma teadmisi ja ka see keskkonnateadlikkus on mingi teadmine või hoiak või väärtus ja neid te saate samamoodi jagada ja ma arvan, et need inimesed, kes selle kätte saavad, jagavad seda omakorda edasi. Et see on väljakutse, aga me saame igaüks siin midagi teha. Ma tahtsingi küsida, et teie, kes te olete ka seda, et kas siit jäi mingisugune küsimus veel üles või teil mingisugune või alguses nagu jäi kõlama see, et tahaks midagi praktilist. No ma mõtlesin, või me siin korra omavahel arutasime, et nii tore, et avalikud üritused mõtlevad selle peale, kuidas neid laua peale, kuidas siis ikkagi seda jalajälge vähendada, aga kui sa siis pärast kuuled, et neid jäätmeid oli vaja töötlema Soome, et siis see teeb nii kurvaks, mõtled, et ühelt poolt meil on see hurraa-tunne olemas, aga kas me siis oleme nii rumalad või mille taha see nagu kinni jääb, just see problemaatika. Aga mõtleme niimoodi, et see oli ju esimene
katse ühte suurt üritust teha, me polnud selleks valmis ja oli ju tegelikult väga, Soome ei olegi väga kaugel, oli ju väga hea, et me ilmselt ei olnud mõelnud selle peale ja täna on meil see kogemus ja õppetund, et mõelda, kuhu me siis järgmise ürituse kõik need biolagunevad jäätmed paneme ja täna tegelikult Väätsa prügila, kes võttis endale komposteeruvad nõud, kes võttis endale komposteerida Viljandi folgi nõud, on saatnud oma proovid Saksamaale, eks ju, et teada saada siis, et kas see neil õnnestus või mitte, aga ma arvan, nemad õpivad ka selle kogemuse kaudu. Ja ma arvan, et me võiksime sellesse ikkagi positiivselt suhtuda, et me proovisime, kuigi meil esimest korda ei tulnud välja, proovime järgmine kord, siis uuesti ja eks see harimine ju käibki ainult sellise õpetamise töö, te teate, et see ei juhtu ühe korraga, et ainult pidevalt ja järjepidevalt töötades. Ja siis mulle lõpetuseks on mul siin 2 pilti 2 objektist, kus siis vasakpoolse peal on näha see objekt ise ehk siis ämblik ja pole näha ühtegi tema tegutsemisjälge, kuigi me teame, et ta ei seisa õhus, on ju, vaid tema jälge pole näha ja teise pildi peal on teine objekt, kes on lennuk, see on teinud ära oma tööd, on ammu kadunud, aga tema jälgi me näeme taevas veel tükk aega pärast seda, kui ta on sealt läinud. Et see on ka selline mõtlemise koht, et võib-olla soov siis mõte teile kõigile kaasa, et kuidas siis oma koolitust ja neid teadmisi, mida me tahame edasi anda, et neid koonduksid just nimelt sellesse objekti, mida me tahame edasi anda, siis nendesse teadmistesse ja et see jälg, mis meie teadmisi kannab, see keskkonnajälg oleks siis võimalikult väike, et selline mõte teile kaasa. Sul olid paar head linki ka, et me korraks näitame. Jaa, õige, et kui te tahate kui te tahate midagi veel rohkem teada saada, siis me oleme tegelikult koostanud oma kogemuste põhjal sellise keskkonnasõbraliku sündmuse käsiraamatu, kus on olemas ka nii-öelda see eesti keeles kontrollleht, checklist, kus on, et sa saaks vaadata, et kui sa tahaksid oma sündmust või ka koolitust korraldada keskkonnasõbralikumalt, et kas siis, mis aspektidega arvestada, et kas sa oled mõelnud selle peale, toitlustamise asjas selle peale, transpordi asjas nende asjade peale, et sellise käsiraamatu leiate selle lingi alt Tartu Loodusmaja kodulehekülje peal, keskkonnasõbralik sündmus. Ja kui te tahate sellesse kogukonda kuuluda, kes niimoodi mõtleb, siis on täiesti aktiivne grupp, on liituge Facebooki grupiga Rohelised üritused. Seal on festivalide korraldajaid, seminaride, koolituste korraldajaid, sealt saate küsida küsimusi, ekspertidelt saada vastuseid või siis ka praktikutelt, ja jagada kindlasti kogemusi ja saada ka kogemusi. Ja kui teil Tartust tuleb koolitus ja te otsite ruumi, mis vastaks teie väärtustele, siis Tartu Loodusmaja on kindlasti selline koht, kus kasutame rohelist elektrit, jäätmete sorteerimine, ühekordseid nõusid ei kasuta, ühesõnaga meie väärtustele, keskkonnaväärtustele, keskkonnasõbralikkusele vastav seminaride ja koolituste korraldamise koht, et selline väike reklaami või tutvustuslink ka, et tutvuge meie ruumidega ja tulge meile külla. Ja võib-olla kui mitte koolitust korraldama, siis võite ka niisama tulla, näidata, kuidas meie toimetame. Kas sul on näidata korraks ka seda kontroll nimekirja?
olen sellest lihtsalt ainult rääkinud, aga see, tean, et sul on see vist siia lahti võetud. Jaa, et selles käsiraamatus keskkonnasõbralikud sündmused, keskkonnasõbralikud sündmused on olemas selline kontrollist, et mis võib-olla aitab teid koondab need samad mõtted, mis siit kõik tegelikult läbi käisid. ma saan aru, et selles käsiraamatus, eks ju, ongi ka väga palju muud sellist materjali tõesti. Jaa, erinevaid häid näiteid, mis juba tehtud on ja nii, aga igatahes. aga suur tänu sulle, just, et võib-olla veel mõni viimane küsimus enne kohvipausi meile või siis. minu otsa vaadatakse. Otsast vaata, niimoodi, kõik saaks üle vaadatud. et aga suur tänu, et te mõtlesite meiega kaasa sellisel minu arust tõesti väga tähtsal ja olulisel teemal ja ma loodan tõesti, et nagu sa ütled, et meie vähemalt läheme selle teadmisega ja selle info kandjatena siit ja jagame seda ja levitame seda ja oleme siis ja tänu sellele saab maailm paremaks kohaks. ja see kõik sõltub ainult teist. Aitäh teile. Aitäh. Aitäh.